Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes perioodi tulemeid, sissekandeid. Perioodi tulemid, sissekanne on võimalik ainult nendel päevikutel, milles lubatakse anda perioodi kohta kokkuvõtlikuid hindeid, kokkuvõtlikuid hinnanguid, arvamusi, käitumishindeid ja või hoolsushindeid. Kui nendest vähemalt ühte pole lubatud, siis perioodi tulemid, sissekanne pole päevikus võimalik. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Perioodi tulemid, sissekanne vaatesse jõudmiseks vajutame avalel päevikut nupule. Valime päeviku, vajutades rea lõpus olevale silmaikoonile ning alla kerides jõuamegi kokkuvõtvad tulemid jaotiseni. Vajutades nupule perioodi tulemid, sissekanne, avaneb perioodi tulemi sissekanne tabel, kus päises kuvatakse päeviku nime ja perioodi, mille kohta sissekannet tehakse. Veerus nimi kuvatakse kõiki õppureid, kes on selles perioodis huvikoolis aktiivsed. Nimekirjas on ka õppurid, kes on enne perioodi lõppu lahkunud. Kui õppur ei ole järgmisel perioodil enam aktiivne, ehk ta lahkub huvikoolist enne uue perioodi algust, siis ei ole talle võimalik selle perioodi kohta ka sissekandeid teha. Tulemused perioodis kuvatakse kõiki selle perioodi tundides lisatud tunnihindeid. Siin vaates ei ole see väli muudetav. Muutmiseks tuleb avada perioodis olev konkreetne tund. Perioodi hinne veergu saab sisestada numbrilisi väärtusi. Võimalus on anda ka perioodi käitumise ja hoolsushinne. Viimaseks veeruks on perioodi hinnang ning see on vabateksti lahter. Kõik väljad salvestuvad siin vaates automaatselt. Iga õppuri rea lõpus on silmaikoon, millest avaneb õppuri perioodi hinnete pop-up aken. Avanevas aknas on kuvatud päevik, õppuri nimi, õppeaasta, omanik ning lisaks tunnihinnetele kuvatakse ka tunnihinnanguid konkreetsetel kuupäevadel. Lisaks on siin ka vabateksti lahter, muul kujul info hinnete kohta, kuhu saab kasutaja panna õppuri kohta kirja näiteks märkusi. Salvestamiseks tuleb vajutada nuppu Salvesta. Juhul kui kas või ühel õppuril on perioodi kohta sisestamata üks hindamiskriteeriumitest, mis on vastavasse päevikusse seadistatud, kuvatakse päeviku vaates perioodi punasena. Tühjaks jäänud lahtri täitmisel muutub perioodi värvus mustaks